Lisaks sellele oleks vaja siis mingisugust magnetit, et see on siis põhimõtteliselt mingisugune väga väärtuslik info sinu potentsiaalsele kliendile. Magnet ongi siis mingisugune sinu võib-olla kõige magusam tükk. Ja selle eesmärk on siis loomulikult, magnet nimigi ütleb, et on nagu tõmmata sinu, ütleme, ärgitada inimesi sinuga ühendust võtma. Kas siis koguda mingisugust listi või siis lihtsalt teha esimene samm müügi teel. Ja see peab olema siis mingi selline mingi asi, mida inimesed nagu väga tahavad, mis on nendele väga relevantne. Sest et magneti tellimine on selline pisikene samm, ja seal tavaliselt tuleb see kommunikatsioon ümber panna, et sellega ei kaasne mitte mingisugust kohustusi. Aga kui inimene võtab jällegi selle magneti, saab sealt palju kasu, loeb selle läbi, saab targemaks ja siis pärast seda teha talle mingisugune müügipakkumine, mis on siis nagu teine samm seal müügilehtris. Et siis see müük on palju nagu lihtsam tulema. Ja teinekord selle magneti saamiseks inimene võib-olla on nõus andma ka oma telefoni kontakti, et siis saab talle nagu helistada. Aga see magnet siis, mis see nagu võib olla, et jällegi tuleb alustada mõelda sellele, et mida inimesed, mis on nagu see kriitiline või oluline informatsioon, mis selle valdkonna inimestel või nendel inimestel, kes sellest valdkonnast on huvitatud, on nagu vajalik. Mõned näited näiteks, et mõtlesime välja ühe magneti palkmaju või elementmaju müüvale ettevõttele ja see oli ka paras pähkel, et mis infot sa seal nagu tasuta annad, et see ei ole nagu, ei ole nagu päris selline iseenesest mõistetav, aga jah, seal ongi, et maja ostmine on alati selline väga suur otsus, on väga kallis ja loomulikult seda valikut teha paljude nagu tootjate seast on nagu väga raske, et siis me soovitasime kokku panna sellise nagu raporti, et kuidas osta elementmaja, mis on need asjad, mida sa kindlasti peaksid teadma. Kui mingisugune blogi või leht pakub väärt sisu, siis iga nädal või 2 korda kuus on võimalik siis pakkuda, saadame sulle kõige värskemad uudised postkasti või mingid kokkuvõtted, mingid videod, mingid ülevaated. Kui mingisugune käsitöö, näiteks mingisugune leht või hobi või pood, siis äkki inimestele pakub huvi mingid isetegemise nipid, õpetused. Aga see info, see magneti info peaks olema nagu eksklusiivne, soovitatavalt eksklusiivne. Mingi osa sellest võiks olla siis, võib-olla ka nagu kordav, et näiteks need sama sisu, mis on veebilehel, mingid uudised, asjad, aga midagi peaks seal olema ka eksklusiivselt, et inimene näeks, et kui ma seda ei telli, siis ma millegist võib-olla jään natuke hiljaks. Mitte hiljaks, vaid jään ilma, et mingid boonusvideod, boonusartiklid, mida nagu iganes. Mingi selline eksklusiivne info, kompaktne, see võib olla uudiskiri, mingi regulaarne asi, võib olla ühekordne asi, et on mingisugune raport, mingisugune dokument, siis mingil teemal, mis inimesele või selle potentsiaalsele kliendile kindlasti nagu huvi pakub. Aga see ongi, et see on väga paljuski nagu loominguline töö, aga tuleb alati mõelda sellele, et mis on see kõige suurem küsimus, kõige suurem vajadus, kui inimene tuleb sinu lehele, miks ta sinna tuleb. Ja see peakski see magnet olema, see peaks sellele maagilisele küsimusele nagu vastama, et inimene saab selle info kätte ja vastutasuks, siis ta annab oma e-maili, annab oma kontakti ja sealt saab hakata nagu müüki nagu edasi tegema. Kui me räägime Facebookist, siis Facebook on selline nagu suhete loomise kanal, see ei ole väga nagu müügikanal. Facebooki kaudu hästi müüki teha on suhteliselt keerukas. Ja seal on ka see probleem, et Facebooki otsingumotorid ei indekseeri. Et kui sa näiteks toodad oma sisu ainult Facebooki, siis need, kes on sinu seal võrgustikus, kes on nagu liitunud, sinu sõbrad, tuttav, nemad näevad. Aga seal on see postituse eluviga, et seda infot on nii palju, et see on seal võib-olla mingisugune, ma ei tea, 15 minutit on see aktuaalne, siis see kaob ära. Ja hiljem seda keegi sealt eriti ei leia, kui ta just ei lähe sinu lehele seda otsima. Kui sa teed mingisse blogisse seda sisu, siis on see hea, et see jääb siin alati. Inimesed alati leiavad selle üles, et siin ongi see kardinaalne vahe. Aga loomulikult Facebook on mõnes mõttes nagu teine internet, et neid tasub nagu dubleerida, viidata, ja neid saab automaatselt teha ka, et on mingi uus blogipostitus, näiteks mingi uus sisu, läheb kohe sinu lehele sinna Facebooki, inimesed näevad, loevad sealt, sest et inimesed käivad Facebookis ka päris tihti ja nii-öelda meelt lahutamas, et seda dubleerimist tasub teha, aga seda ei tasu teha, et ainult toota Facebooki, et see ei tööta. Aga loomulikult, aga see ongi jälle see, et kus liigub nagu sihtgrupp, et LinkedIn samamoodi, et mingites valdkonnades on väga hea turunduskanal.
aga ja mingites on nagu Facebook parem, Facebookis on muidugi väga palju inimesi, aga seal mingit väga tõsist teenust sa ei müü, Facebook on ikkagi meelelahutuskoht, et seal Facebookis sa nähtavasti ikkagi maju ei müü. Mingi teema tõstatad seal, mis nagu inimeste meelt nagu lahutab, mis on seotud kuidagi sinu selle valdkonnaga, siis see loomulikult, see on suhete loomine ja kui mingi hetk kellegil, kes seal käis, nägi, läks kaasa, tekib see vajadus sellise väga tõsise teenuse järgi, siis sa oled esimene, kes tal pähe tuleb. Ta ei hakka nagu otsima mingit suvalisi, kellest ta mitte kedagi ei tea, et see ikkagi tasub ära. See on väga hea reklaamikanal, sihitud reklaamikanal ja teinekord isegi ja samamoodi nagu kõik klikipõhised reklaamid, AdWords, Facebook, kõik, mis seal on, väga spetsiifiliselt saab välja valida, ma ei tea, asukoha, vanuse, hobide järgi mingisuguse sihtgrupi ja nendele siis nagu reklaami suunata. Kindlasti parem variant, kui lihtsalt panna mingisuguse osta ajalehte suur reklaam ja loota, et siis sinu sihtgrupp kindlasti loeb, aga ta on lihtsalt väga kulukas, kõik loevad, et saab suunata. Ja kindlasti soovitan seda, et mitte otse proovida müüa oma toodet sellise reklaamiga, pigem müüa näiteks oma magnetit, pakkuda oma tasuta magnetit. Sest et kui ikkagi inimene satub kuhugile maandumislehele või teie lehele, see liiga vähe infot, et teha mingit ostuotsust, aga kui te pakute tasuta mingit magnetit, inimene võtab selle, loeb selle läbi, näeb, et näed, et väga hea asi oli, kes selle kirjutas, loeb ja te saate kätte veel kontakti ka ja saate sealt müüki teha. Et see töötab palju paremini kui otse müük läbi nende klikipõhiste reklaamide. Maandumislehel ei ole mitte mingisuguseid menüüsid. Maandumisleht ei ole koduleht, on üks leht, kust ei ole võimalik ära minna kuhugile. Üks leht. Ja sellel ühel maandumislehel peab olema üks eesmärk. Inimesed saab teha põhimõtteliselt ühte tegevust. Et see ongi nagu fokusseeritud müügileht, kui ta selle vaatab läbi, ta näeb mingid müügipunkte, tal tekib mingi veendumus, siis see on üks tegevus. Teeb selle tegevuse ja siis see tegevus peab olema mingi samm teie müügiprotsessis. Tellin näiteks magneti, liitun uudiskirjaga, liitun, midagi teen, mingi eesmärk. Et see on nagu maandumisleht. Aga see ongi, et maandumislehel ei tohi olla mingit infot, mis viib või mingid linke, mida iganes, mis viivad nagu selle tähelepanu eemale sellest tegevusest. Tavaliselt on ühel tootel või ühel magnetil üks maandumisleht. Siin ongi probleem, et kuna maandumislehel ei ole väga palju sisu, siis orgaaniliselt satub sinna väga vähe, et see ongi, et klikipõhise reklaamiga. Et muidu ei ole enam maandumisleht, muidu on nagu koduleht. Et siin on vahe ja koduleht ongi, et seal on niivõrd palju infot erinevate asjade kohta, et see on natukene hajutatud tähelepanu, et väga raske on saada nagu ühte asja tegema, on võimalik, aga maandumisega on parem. Kas sa oled Eestis ka tähele pannud silmapaistvaid edukaid magneteid? Väga vähe kui üldse. Et need, mis meie oleme teinud, mõned on, et mis nagu tõesti töötavad ja töötavad nagu hästi. Aga jah, pigem lihtsalt küsitakse, et võtta ühendust, küsi pakkumist. Aga see ei ole nagu tehtud, ta ei ole nagu magnet, see on lihtsalt nagu mingi väike üleskutse, et Eestis on neid väga raske leida. Isegi kui see on kuskil mainitud, siis seda ei presenteerita nagu sellist magnetit, ta ei ole domineerival kohal, et on koduleht ja siis on kontaktileht ja seal on ette võtta ühendust, et see ei ole nagu magnet. Magnet peab olema selline asi, mis, ma ei tea, kargab mõnes mõttes nagu silma. Et sa ei ole võimalust, et kui inimene selle kodulehele tuleb, et ta seda ei näe. Ajakirja direktor on väga hea magnet, mis töötab väga hästi, et listiga liitub väga palju inimesi, Pärnu konverentsidel liitub päris palju inimesi. Aga see ongi see, et see ei ole otseselt müük, aga inimesed liituvad listiga. Aga see ongi see, et kui inimesed saavad sealt listist palju väärt informatsiooni ja neile teha mingi müügipakkumine, siis nad on sellele palju vastuvõtlikumad. Selle edu valemiks on see, et need asjad, mida nad pakuvad, on nagu väga head, need on tõesti nagu atraktiivsed. Et ise ka vaatad, ja nad on pannud päris palju aega ja raha, et panna kokku mingisugune, et tegeleda sellega või seda magnetit nagu pakkuda, teha mingi ühekordne asi või teha siis seda pidevalt, et see on nagu ajamahukas asi, et see nagu töötab ainult siis, et kui seal see väärtus tõepoolest sisse pandud, mitte nii, et sa ütled, et see on väga hea asi, annab mingisugune kehva asja ära, saab kontakti kätte ja pärast müüki küsid, siis öeldakse sulle, et